Armas maja metsa sees, väljast väike, seest suur, kuid siiski villalikult mõjuv. Hetkel veel ainuke maja, mille on Bibi projekteerinud. Mind on arhitektuur alati huvitanud ja kuna mul oli vaja ehitada omale maakodu, siis oli see suhteliselt loogiline, et ma projekteerin seda ise. Sest kuna ma täpselt teadsin, mida ma tahan, siis nii see juhtuski. Projekteerimine võttis vähe aega. Kusagil 2 nädalat siis oli projekt valmis ja insener tegi ainult hiuarvutused ja põhimõtteliselt läkski töösse. Kuna maja on tehtud suhteliselt lihtsa vormiga ja asub Männi metsas, siis ma tahtsin teha sellist tumedat maja, mis ei paistaks liigselt silma. Ja seest on jällegi ruumid tehtud hästi heledad selleks, et oleks valgust rohkem ja avarust ja põhielutuba köök on tehtud 1 ruumiks ja kõik voolavad ruumid, et magamistoad on tehtud selle võrra väiksemad, et seal me viibime kõige vähem. Et kuna maja asub metsas, siis ma arvasin kohe, et on vaja kõikidele akendele tellida ka ühtsed sääsevõrgud, et sellest tuli minu kauaaegne koostööpartner vastu ja Haapsalu uksetehas siis on need valmistanud need aknad koos sääsevõrkudega, et on väga mugav, et saad liikuda nii sisse kui välja ja sellised magnetvinged on nagu igal pool. Terrass näeb välja nagu põrand. No ma üritasin ikkagi ilmakaari arvestades teha põhiterrassi õhtu päikese poole, aga kuna maa laskub piisavalt palju, siis me ehitasime terrassi ümber maja, et oleks mugav igast aknast otse õue astuda, ehk et kuna meil on aknad maani, siis igast toast on oma uks terrassile ja väga mugav liikuda sisse ja välja. Kuna on jällegi Männi metsa pärast jäetud need sooned ära, jätsime natuke väiksemad vahed kui tavaliselt, et ei kukuks alla asju, sest terrass on 80 centimeetrit maapinnast kõrgemal, siis sellepärast ta võib-olla näeb natukene tavapäratu välja. Mis puitu on kasutatud? See on Männi puit ja ta on süvaimmutatud ning ta laius on 15 senti ja pikkus on 6 meetrit. Pergola kasvab lähiaastatel viinapuit täis. Pergola sai selle mõttega tehtud, et kuna siin valgust on niigi vähe, siis ma sellist statsionaarset kinnist katust nagu ei tahtnud pergolale peale ehitada, et pigem just nimelt viinapuude ja muude ronitaimedega, et ta lihtsalt kasvab mingil hetkel nii piisavalt täis, et vihma pähe ei tilgu. Katusaknad on veluksest koos sääsevõrkudega, mida me paigaldasime küll teistpidi, et need konstruktsioonid nii alt välja ei paistaks, et jällegi sääsevõrgud väga vajalikud elemendid akende ees. Siseviimistlus paistab naturaalsuse armastusega tehtud. No kõik vaheseinad on tehtud 150 korda 150 Männi hööveldamata prussidest ja kaasa arvatud vahelagi ja siis sinna vahele on pandud 3 millimeetrine vineer ning kummalegi poole vineeri on pandud 5 sendine rooplaat, kuhu peale siis on krohvitud lubikrohv. Üks väga trendikas ja armastatud sisustamise viis oli näha Bibi maakodus. Selline stiil on järjest rohkem hinnatud ka Põhjamaades. Rocca al Mare kaubanduskeskuse teiselt korruselt leiab inspireeriva kodusisustuskaupluse Blue Harbor, mis esindab Hollandist pärit kaubamärki, meenutab Prantsuse Riviera piirkonda segunenult New England stiili. Siin on sellist merelähedast kerget elustiili. Blue Harbori salongis on võimalik saada nõu ka sisekujundaja. Blue Harbori mööbli ja aksessuaaridega on võimalik hoone sisustada esikust ööninguni. Siit saab koju tuua just selle õige kodusoojuse ning seetõttu võib selle kaubamärgi iseloomulikke tooteid leida kodudest, hotellidest ning unikaalsetest restoranidest üle maailma. Peale antiiksete kappide on kõik sinu enda projekteeritud ning maakri disainis teostatud.
kuna need ruumid on ikkagi ju väiksed, ma üritasingi võimalikult palju kasutada sisse ehitatud mööblit ja sellist võimalikult funktsionaalset, et ei oleks üleliigseid detaile, aga et oleks kõik vajalik ära paigutatud. Köök on siis paigutatud ära nii, et tekitasin ühe kõrge seina, kuhu on integreeritud sisse külmik, sisesahtlid, ahi ja õhupuhastaja ja induktsioonpliit. Ja saarel on siis ära pandud nii nõudepesumasin kui ka tavaline pesumasin ja lisaks siis valamu ja sisesahtleid hästi palju ning valamu all on siis selline väga mugav prügikastisüsteem elektriga, mis on selles mõttes hea, et kui sul on käed toidused, et sa ei pea pidevalt kätega seda prügikasti avama ja sulgema. Väga lihtsalt põlvega lükates ta avaneb ja samamoodi ka sulgub. Tööpind on graniidist, mis on siis satiinviimistlusega. Valamu on ühest tükist välja tahutud ja tööpinna serv on rihveldatud käsitsi. Söögilaud on see jämedatest puiduprussidest kokku liimitud ja tõmmitsatega veel omavahel kokku tõmmatud. Kui ta hakkab kuivama, siis me vaikselt pingutame neid tõmmitsaid kogu aeg peale, et pragusid ei tekiks. Ja sarnaselt söögilauale on tehtud ka diivan, jämedatest prussidest kokku liimitud ja tõmmitsatega kokku tõmmatud. Ja madratsed on tehtud ka eritellimusel ja sadulsepp on siis nad kangaga ilusti katnud. Diivani vadjad on siis lastud kududa spetsiaalselt, et ma otsisin mustrid välja ja üks tädi kudus need meile. Üllatav eritellimuslahendus on vann tumeda sauna ees. Jaa, et see vann oli mu kauaaegne soov. See on tehtud termosaarest ära kaetud 3-kordse spetsiaalse veekindla vahaga, mis on mõeldud muidu nagu terrassi laudist katma. Vann on liimitud kokku punnlaudadest. Selle vannil puhul ei ole seda probleemi nagu tavalistel tünnidel, et ei pea vett sees hoidma, et ta ei hakka kuivama. Ja sinna sai integreeritud veel ka valgusti ja vanni ülevoolu avast tuleb siis vesi, et selline moodsam lahendus. Saun on tehtud termoleppast ja lihtsalt ära peitsitud tumedaks pärast. Kui peaks nüüd hakkama kohe uut maja tegema, mida sa teistmoodi teeksid? Jah, see on hea küsimus. See väga sõltub asukohast, kuhu see maja peaks tulema. Ega mõtted ilmselt otsa ei saaks. Mingid nüansid on kindlasti ilmselt ka korduks ja millega ma olen väga rahul, et just nimelt betoonpõrand ja näiteks krohvitud seinad ja kõrged laed, avatud ruumid.